Et kui traditsiooniliselt võtta, siis coaching on see, et me saame nagu kokku, coach küsib küsimusi ja coachee tunnetab, et mis tema jaoks on õige ja siis vastab neile. Paljud mõtlevad, et mis sest üldse tolku on, et ma võin ju sama hästi sõbranna juurde minna või küsib mu vanema mu käest neid küsimusi. Ja mõnes mõttes aitab ainult see, et me välja räägime. Aga coachi pluss on veel see, et ta on neutraalne inimene ja need küsimused on avatud ja avastusretkele suunavad. Nagu sa ütlesidki, coach on neutraalne, et ta näebki sind puhta lehena. Sealt tekibki see luba tulla nendel asjadel, mida sa oled omal pannud kuskile 7 luku taha. Kliendid näiteks, kes jõuavad meie juurde, nad on püüdnud väga pikalt midagi välja mõelda ja nad on mingis ketramises ja nad justkui mõtlevad mingi lahendusi välja, aga millegi pärast see ei pane neid liikuma. Coachingu sessioonide ajal seal nad saavad lõpetada need ketramised, mis on väga ressursirohked, eks ju, väsitavad, kurnavad täiesti ära ja siis leiavad selle enda jaoks selle tõe. Coaching minu jaoks on selguse loomine, aga ta on ka inimesena kasvamine. Üks selline meetod, kus läbi küsimuste inimesena hakkab usaldama seda, mis ta sees juba olemas on. Ma olen väga nõus, mida sa ütled, väike aarete retkeks, et sa avastad mingisuguseid tundmatuid maid ka iseenda seest. Et inimene, kes tuleb coachingusse, ta saab enda mõtteid avastada ja seal siis just teha neid vahed, kas need on tema unistused või need tegelikult on kellegi ühiskonna või teiste inimeste unistused ja soovid ja sellest tulenevalt tekib sellisesse autentsusesse, ehedusse astumine, meil tekib teadmine. Tegelikult on see ju vestlus ainult, ei ole midagi hirmsat seal, et keegi ei pane sind kuskile ja sa ei pea mingisuguseks asjaks hullud ette valmistama. Coaching töötab nii silmast silma ühes ruumis olles, läbi veebi töötab ja võib ka tõesti jalutama minna. Täiesti erinevad asjad on coaching ja teraapia minu meelest. Iga asi on omal kohal. Teraapia juba ise on nii lai mõiste. Millist iganes on massaažiteraapia, on hingamisteraapia, on konstellatsioon, mida iganes. Psühhoteraapia. Nad ei välista üksteist, vaid nad täiendavad üksteist. Coaching on spetsiifiline. Coaching on selguse loomiseks. Inimesel on mingisugune segadus. Ta tunneb, et ta seisab paigal. Ta tahaks murda mingeid mustreid. Ta tahaks edasi liikuda eluga. Mingid väga konkreetsed on need ärialased, suhtealased, isikliku arengualased, siis tasub tulla coachingusse, sest ükski teraapia seda ei asenda. Teraapial on hoopis teised väärtused. Lühidalt võib öeldagi, et coaching vaatab olevikust tulevikku, aga teraapia tegeleb mineviku mustrite ja minevikus mingi selguse loomisele. Põhiteema, miks coachingusse tulla, on see, et kui inimene tahab edasi liikuda. Et ta on nagu paigal seisus, et see, mis nagu parasti on, tundub, et ei ole see, mida ta tahab. Kui laiendada seda ummikus olemist, et suhetes mingi asi ei tööta. Kui suhetest räägid, on, et meeskonnas on sul ka suhted, et siis vahest on juhina ka keeruline mõista, miks keegi teisiti või kolmandat pidi käitub. Coaching aitab väga hästi ka näha seda nii-öelda sinu iga meeskonnaliikme perspektiivi ja sa leiad ise siis selle koha või ruumi või kuidas sa siis saaksid võimalikult parim juht olla oma meeskonnale. Coachingus tasub ka siis, ma arvan, tulla, kui me ei tea, mida me tahame. Minu juurde just jõuavad inimesed, kes on nagu vaheperioodis. Mingi etapp nagu lõpeb, vahet ei ole, kas on siis suhe või on siis see tööalane suhe, võib-olla enne lapse sündi või ühesõnaga mingisugune elu muutus on käimas. Spektrum, mille puhul coaching või erinevaid tüüpe coachi on ka väga erinevaid. On need, kellega sa siis tegeledki rohkem karjääriga, on see, et kuidas ma siis juhtimisega tegelen, et ehk siis see spektrum on väga lai. Esimene, ma arvan, et kõige suurem põhjus, miks nad ei tule, on see, et nad ei saa aru, mis coaching on või mida coaching teeb. Mis asja ma lähen, istun kusagil kellegiga vastastikku 1,5 tundi, maksan talle raha ja ta küsib mu käest lihtsalt küsimusi. Need ei ole lihtsalt küsimused ja see ei ole lihtsalt see, et ma pärast tean kõike seda, mida ma enne teadsin, vaid see on nagu sulle peegli ettepanek, kus sa nagu vaatad mingitesse pimenurkadesse sõna otseses mõttes, kuhu sa kunagi varem vaadanud ei ole. Kindlasti ütleme, kui ma üldse ei tea, mis asi see coaching on, siis äkki ma pean midagi, ma ei tea, imelikku tegema või äkki ta küsib mu käest sellise küsimuse, millele mul ei ole vastus. Ma ei ole võib-olla pädev minema coachingussegi. Jaa, võib-olla ma ei oska midagi teha, eks ju seal. Üks hirm on see, kui juba koostöö coachiga käib,
et mul on äkki kodutöö tegemata ja siis on nii suur piinlikkus, ei saagi minna, peaks nagu edasi lükkama seda aega või tekib selline stress, et vau, mul jäi tegemata, et ma kukkusin läbi ja tegelikult see ongi coachingu protsessi osa. See on suurepärane, et tuleb selline ebamugavus, sest see avab meile midagi, mida me enda kohta enne ei teadnud. Mina julgustan igal juhul inimesi, coachidel on alati kas mingi 15-30 minutit või tund aega on selline tutvumiskohtumine. Ütleme, et aga äkki mulle ei meeldi see inimene või mulle ei meeldi, kuidas ta teeb või midagi, et see täpselt, mida sa Siret välja tõid, on ju, et see lühitutvumine annab tegelikult selle maitse ja see ei kohustu mitte millekski. Üks takistus on siis veel, klient mõtleb, et ta peab enne mingid asjad ära lahendama, kõik peab olema vinksis-vonksis ja siis ma saan alles, eks ju, tulevikuga tegeleda, oma unistustega tegeleda, sellega tegeleda, mis on minu jaoks oluline. Tegelikult coaching ja teraapia töötavad väga hästi koos, et kui leida endale hea terapeut, kellega on hea koostöö ja toetav teraapia ja leida see hea coach, kellega on ka hea koostöö, et siis need tegelikult on väga head, kas korraga või siis kordamööda või et kuidas kellelgi soov ja vajadus on. Minu juurde jõudis üks naine, kes armastab oma tööd, tal on 3 last ja tore mees. Millegipärast ta elu oli selline, kus põhimõtteliselt oma lapsi ja mehi peaaegu üldse ei näinud. Ta lihtsalt nii palju oli pühendanud oma tööle ja siis ta jõudis minuni. Ta märkas, kus on tema nagu nõrkus ja ta tegi sellise korrektuuri, siis, kus ta tõstis oma hindu. Ta hakkas vähem tööd tegema, kuid tegelikult hakkas rohkem isegi raha saama. Et ühesõnaga ta sai aega endale juurde, mida tal justkui ei olnud, et tema sai oma pereelu ja tööelu ja iseenda eest hoolitsemise sai nagu tasakaalu. Mul ajaga seoses meenub ka üks selline olukord ühe kliendiga, et ütleme, et tegemusi meil ju päevas on hästi palju ja kuus ja nädalas ja tema ütles ka, et ta ei jõua nagu mingite teatud asjadega tegeleda ja kõigepealt siis proovis, mõtles, et ta peab oma päevaplaani tegema üldse ümber ja siis lõpuks jõudis tegelikult sellisele väga lihtsale tõdemusele, et aga ma tegelikult peaksin abi küsima, et et kõike me arvame, me peame ise ära tegema, aga vahest on lihtne lahendus. Küsi abi. Üks naine, kellel oli hästi suur unistus, mida ta oli aastaid mõelnud, et ta tahaks teha niisuguse karjääripöörde ja ühte oma unistust realiseerima hakata, aga kuidagi ei saanud liikvele. Ja siis, kui me olime nagu vaadanud üle, et mis tal seal kõik laual on ja et kuidas see lapitekk paika saab, ja ta ühel hetkel nägi nagu selgust, et see kõik on nagu võimalik ja ta asuski nagu teele ja tänaseks päevaks on ta ehitanud üles täiesti super konsultatsiooniäri, millest ta siis ainult nagu unistas. Miks coaching mulle nii väga meeldib, on see tunne, et kui sa tunned, et sa oled ise mõnes mõttes mitte midagi teinud, see inimene teeb kõik selle ise, sul on olnud nagu privileeg olla kaasas, sa lihtsalt annad nagu väikese nõksu ja tema lööb oma tiivad lahti ja läheb. See on nagu coachingu fenomen. See inimene läheb sealt uksest välja, see coachingu sessioon ei lõppe kunagi sellel diivanil istudes. See on pikk protsess, tihtipeale ei käida ainult 1 korra, vaid käiakse kas 3 kuud, 6 kuud, aasta. Mul on kliente, kes on käinud 1,5 aastat mu juures järjest. See vahepealne hetk, kus inimene teeb ise tööd endaga, tal tekivad mingisugused uued taipamised, selguse hetked, ta viib need ellu, ta tuleb järgmine kord, ta on täiesti uues kohas. Ta ütleb, et et mul on nüüd selline asi, et vaatame seda ja ta läheb ja siis sa näed, kuidas ta hakkab lendama. Ja samas, kui vahepeal ka inimene jõuab meie juurde, kui ongi raske, et siis sellepärast ma näen ka, et ongi oluline, et coachi juures käia pikema aja jooksul, sest et vahepeal on justkui ülesmäkke või lendu tõusmise kogemus kliendi, aga nii oluline on ka see hetk, kus on vahepeal seisak või tagasilangus ja justkui see koht, kui ongi niisugune tunne, et ma ei tahagi minna coachi juurde, sest ma ei teinud seda ära, mida ma lubasin endale või ma ei ole nii sealmaal, kus ma unistasin, et ma olen, et see on kõik okei, aga et ma ei jäta seda unistust, ma ei anna alla, eks ju, et ma lähen edasi ja coach ongi see hea vastutuspartner selles suhtes. Just, vastutuspartner on hea sõna, sest tegelikult täpselt seda on. Et kui see coachingu teema nagu avanes su jaoks ja sind kõnetas, siis broneeri aeg kodulehelt ja tule tasuta sobivuskohtumisele. Et nii sa saad teada, kes on just sinu jaoks kõige õigem partner. Kohtumiseni!